No tere, 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 tere. Super, 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 täna tuleb kohe, tšau, 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 täna tuleb kohe rääkimist just sellest teemast, et kui sa soovid ja need täituvad, kui sa soovid, need täituvad, mul täitus jälle nii palju soove ühe nädalavahetusega ja ma olen siin laivis natukest aega, nii et võite jagada, võite kutsuda, ma räägin ära ja kohe lähen ära. Saatsin laivi, naeratus oota korraks, et ma räägin ära. No ühesõnaga sa võid tulla, aga ma räägin, mis mul Äh, ma räägin lihtsalt nendest asjadest, mida ma olen varem välja öelnud kõval häälel ja kui sul need täituvad ja mis keha talub ja kuidas neid vastu võtta, mis täitus mul sellel nädalavahetusel. Ma kujutasin ju ette 2 aastat tagasi, et mul on olemas maagiline majutus, kus ma saan inimesi vastu võtta ja panna teid magama ja teid kustitada, pakkuda teile seda võimalust, mida mina isegi endale alles taotlusena ütlesin. Tšau, naerata. Ja ühesõnaga sellel nädalavahetusel oli siin täismaja, sellel nädalavahetusel oli siin nii palju inimesi ja see oli esimene asi, mis mul täitus. Sonja, mina ei organiseerinud, vaid organiseeris see, kuhu ma kuulun ka Inspiraator pluss kogukonda ja inspiraatorid olid siin ja jõudsid siia. Ma olen nii tänulik ja mu Facebook on täis neid kirju ja postitusi selle kohta, mis siin talus toimus. Minge vaadake Uueni talu Facebooki, minge vaadake minu Maarja Holter Facebooki, mida inimesed kirjutavad naeratuse miljonäri kohta. Ma olen nii tänulik, ma tulin tänulikkust jagama, tulin rääkima sellest, mis mul täitus, nii et naeratus ma sulle väga sõna praegu ei anna, sest ma olen natukest aega siin ja siis ma lähen toimetan edasi. Kui sa tahad, võid praegu öelda midagi, siis ma räägin edasi. Ütle tere meile. Naeratus. Vaadake, millise nime on poiss pannud, on ju? Naeratus ja ta on minu pilt. Aitäh sulle, naeratus igal juhul, aga sa oleks saanud ka tere öelda, midagi öelda, ma räägin edasi. Tere kõigile, kes tulevad ja liituvad praegu, ootame veidikene võib-olla veel, aga see emotsioon, eufooria, see ägedus ja see, mis minu seest tuleb ja need, mis mul plaks jälle peas kokku lähevad ja need, mida ma olen soovinud kõval ajal välja öelnud ja need täitunud on ühe nädalavahetusega. Kui sa midagi soovid, siis sa pead olema valmis vastu võtma kohe nüüd ja praegu. Kui sa midagi soovid, siis võta see lihtsalt vastu. Aga paljud ei oska võtta sellepärast, kui ta soovivad, mõtlevad, küll aega on selle asjaga, küll ta tuleb, on ja. Aga kui sul ei ole enam aega, kui sa võtad nagu vastu, minu unistus oli, et inimesed tulevad siia, ma panen neid magama. Minu unistus oli see, et on erinevad lavad ja igaüks saab esineda, kes seda soovib. Ja mis meil toimus siin, minge vaadake tõesti kõik see, mis minu lehel on kirjas, see, kuidas inimesed räägivad sellest, mis toimus selle nädalavahetusel, see on nii võimas. Mina olen siin uuendus perelane, mina võtsin neid vastu, ma olin ise külalise rollis, ma ise nautisin ka kogu seda retriiti, nad nimetasid seda retriidiks, mina nimetaksin seda iseenda sissevaatamisele aagriks, kuidas me tantsisime iseenda seest välja, me saunalaval laulsime kõik koos, me tegime näomaske, me tegime joogat, me kuulasime ja kirjutasime iseendast lugusid, me tegime nii palju vägevaid asju, nii tore naeratus, aitäh sulle. Me tegime nii palju vägevaid asju, ainult mina ei esinenud. Kes sai esimesena alustada, olin mina, sest ma tutvustasin talu ja näitasin iga nurga pealt, kus iga detail kõnetab ka minu elu. Nad olid siin. Mul täitus siis üks asi, et täismaja, kus on minu inimesed. Mul täitus järgmine asi, mis erinevad lavad, erinevad võimalused, erinevad kohad. Me tegime seda mändide all, me tegime seda kiviaia juures, me tegime seda saunalaval, väliköögi all, me tegime seda siinsamas puhkemajas, me tegime seda käisime Via Iklas söömas, see on ainult 1 kilomeetri kaugusel toidukoht, sa oled natukene hull vist. Ei ole hull, ma räägin seda, mis just toimus ja see on nii vägev jagamine ja kui sa ütled mulle hull, siis sa ütled seda iseendale. Palun rääkida siin naeratuse miljonäri grupis neid lauseid, mida sa päriselt tahad välja öelda, see, mida sa elu ettepoole tahad kanda. Kui sa tahad terve elu hull olla, siis ole, aga palun, minu lehel ei ole mõtet seda öelda. Hulluks pea iseennast, kui tahad ja nii ongi, liiga rets intensiivne, sa ei pea olema siin. Mul on oma inimesed, kellele ma meeldin ja just nii ongi. On ju? Palun mine lahku, keegi ei keela sind siin olla ja siin ongi need inimesed, kes päriselt soovivad, kes käisid mul siin samas Uueni talus. Need olid inimesed, kes päriselt siia tulid. Mul täitus veel midagi. 0 alkohol oli siin. See oli super, mis minu jaoks oli. Mina soovisin
palun ilma alkoholita pidusid, et me saaksime olla täpselt need ehedad, kes ma siin olen. Kui sina mõtled nii, siis mõtle seda parem, milline sa tegelikult ise oled, miks sa solvad teisi, mina ei solva teisi. Ja mitte mina, jaa. Aitäh, naeratus. Ühesõnaga, ja see, mis siin toimus, see oli nii võimas, ma tahangi seda siin laivis jagada, see on Naeratuse miljonäri live ja kes tahab, tuleb liitub, kes tahab, kes mõistab, et naeratus mõistis praegu, et ma tahan praegu rääkida ja ma ei ole mitu päeva saanud tulla laivi, sest mul on kohapeal olnud inimesed, mis juhtus minuga, ühesõnaga, kui sul täitus need erinevad lavad, inimesed said esineda, ma tegin talututvustustuuri läbi iseenda ja kõnetasin seda, ma andsin võimalust, ma majutasin inimesi, ma panin kõik magama, me käisime katusel firmalisi vaatamas, ma ei ole jõudnud seda TikToki jagada, mingi Facebooki Maarja Holtri alla, seal on näha, mida inimesed kirjutavad, me päriselt pildistasime firmalisi, me vaatasime tähti, tähed langesid ja meteoriidisadu oli. Seda kõike peab ise kogema ja ma tegin seda teiste inimestega, ma jagan seda TikToki maailmas sellepärast, et mul on täiega äge olla. Mul on nii vägev, et kui sa midagi lausud välja ja sul hakkab see kandma, sul hakkab see täituma, sa teed lausud elukandaid sõnu elu ettepoole, võrdlen ennast endaga, võtan ümbritsevat võrdsena ja seeläbi naeratan ehedalt siit seest välja. Tere. Ja sa naeratad ehedalt siit seest välja ja sa tajud ja tunned, et see kõik kõnetab ja räägib võib-olla ka sinu elu. Ma puudutan päris paljusid inimesi, nii tore, kui sul hästi läheb. Ma puudutan päris paljusid inimesi läbi selle, et ma olen nii TikTokis, teles, teen erinevates gruppides laive, ma käin ja räägin oma kogemustest, ma olen eluehe praktik, kui keegi midagi ütleb ja mulle väga-väga meeldib ja kui keegi midagi ütleb, siis ma lihtsalt teen seda, näiteks kui mul seda ka kõnetab, ma olen organisaator, kes organiseerib päris palju, ma annan inimestele tegevusi, milles nemad on pädevamad, ma annan inimestele tegevusi, et minu unistused täituvad ja läbi selle, kui inimesed teevad neid tegevusi, mis neile meeldib, siis ka nende unistused täituvad. Miks ma seda kõike teen, ongi just sellepärast. Ma elan ise, lasen teistel ka elada. See, kui mina olen temperamentne oma Naeratuse miljonäri siin kas YouTube'is, Facebookis või TV-s, kuskil olen väga temperamentne ja kui see sind häirib, siis järelikult on sinul see mingi täitmata koht, järelikult sina ei julge seda teha. Sind häirib võib-olla see, et miks sa seda teed, sa oled liiga intensiivne, aga võib-olla sa oled ise kuskil mingites kohtades intensiivne ja sind võib-olla taluta võib-olla sellisena, et sa mossitad võib-olla kuskil, aga siis lihvi ennast. Aitäh, võib-olla ma olengi intensiivne liiga, ma võin ka maha tõmmata, aitäh sulle tegelikult, võib-olla sul isegi on õigus, ma natukene kaalun seda pärast, aga emotsionaalsus ja selline mõnus temperamentsus ja selline naeratus ja enda lugude rääkimine, see mulle meeldib. See tegevusi, mis sulle meeldib, minule meeldib seda teha. TikToki maailma ma jõudsin läbi selle, et mulle oma lapsed ütlesid, ema, palun mine hakka tegema, TikTok laivid ootavad ja TV. Kui ma ei mahu ühte saatesse ära, siis järelikult tulebki teha minust mitmed ja mitmed saated. Kell on peaaegu 6, kell 8 ma olen Taavi Libe läbi suve Taaviga, kus siis peremees Taavi saab kokku Taavi Libega ja mina siis taga seal plingin ja eks ma ikka ka püüdsin olla vait, aga ma ikkagi võtan ka sõna. Ilmselgelt talu ei püsi ja ilma perenaiseta. Nädal tagasi sõitis mu mees lihtsalt puhkama ja tere kõigile, tere. Nädal tagasi sõitis mu mees puhkama, ma hakkasin organiseerima, ma sain aru, et mul on vaja talu sellel hetkel juhtida, kui keset suve otsustab peremees, et ma lähen puhkama. Ta puhkas rahuliku südamega, tuli koju, vaatas taluala üle, ütles, et vau, isegi sulane ei helistanud, et ma said kõige sellega hakkama ja esimest korda elus ma tundsin, et ma tõstan nina püsti, ma vaatan sulle silma, ma hoian ennast täiesti tasakaalus, kõik on super hästi. Ma tegin seda üksinda, ma tõstsin peegli eest korraks niimoodi nina püsti, ütlesin, Maarja, ma olen sinu üle nii uhke. Sa saad hakkama, sa oled täiega vapper. Maarja, sa oled täiega tubli, sa organiseerid vägesid ja jagad oma õpitud sellel teekonnal. Kes tuli aitama mul koristama, kui mul on täis maja olnud? Kes aitab mul puhkama ja ilusana hoida. Mu oma ema lendas siia ja me lihtsalt võtsime ema-tütre aja. Ta õpetas mulle igat detaili, kuidas kerguses ja mängleva kergusega koristada. Ta näitas mulle, kuidas ma saan oma
tulevikus koristajaid juhendada. Miks peremees on õpetanud mulle talu, kuidas talu juhtida, kuidas korrastada ja hoida kõik suurepärasena, siis see ongi see, et mina saan juhendada neile, kes mulle appi tulevad. Läbi suve on käinud mul erinevaid abilisi, ma olen neile nii tänulik. Ma olen neile nii tänulik, kes te olete käinud mul abis, et talus ei peagi kõike ise tegema, vaid kui sa oled superjuhendaja erinevatel tegevustel, näiteks ma juhendan ju videolugusid tegema, ma olen teinud Facebooki privaatsetes gruppides õpetanud läbi Kindmaster äpi, kuidas teha videolugusid. Ma juhendan erinevates kinnistes Facebooki gruppides, mida ma olen juhendanud, kuidas unistusi ellu viia, 10 sammu unistuste teekonnal. Sa näed, sa märkad, sa juba tajud, sa tunned, sa mängid selle läbi, sa oled juba peaaegu kohal, sa saad, kõik lendab justkui vastu taevast, kõik lendab vastu taevast, sa ei saanud seda ja siis sa avastad, vau, sain. Julge vastu võtta, julge välja anda, anna mõnikord välja rohkem, kui sa oodatust arvad, anna ja see tuleb tagasi kuhjaga ja nüüd on vastuvõtmise aeg ja Maarjal on vastuvõtmise aeg ja siis ta annab jälle välja ja ta lihtsalt naudib. Aitäh likeide eest, aitäh inimesed. Kas sul matkabuss on? Mul on väga hea, ma ei tea, matkabuss, mul on praegu see Volkswagen buss, retrobuss, mul matkabussi ei ole, aga see Volkswagen bussiga ma 50 kilomeetri raadiusel ikka käin ja seiklen ja tripin. Ma ei taha kooli minna. Kertu, mis on kooli vastu? Ma saan aru, et täna on 30 ja varsti kohe-kohe läheb kool. Kohe hakkabki kool, on ju. Et ma ei taha kooli minna. Kool on selline asi, kus, ma ei tea, mina küll tahtsin kooli minna. Mul tuleb laupäeva põhikooli kokkutulek kohe, kus mina näiteks ootan seda kokkutulekut, aga esimene klass oli minu jaoks kõige hirmutavam üldse. Teises klassis ma panin riided valesse kappi. Mul oli nii häbi. Mul oli vale häbi. Mul oli päris esimene, teine klass oli minu jaoks väga raske, sest kodus ma olin harjunud. Mina käisin mingi 1 aasta vist lasteaias või. Et ma ei käinud ka lasteaias ja siis kui kooli läksin, siis oli see hirmus sellepärast, et ma pidin seal ise hakkama saama. Ma tahtsin ema kaitsva tiiva all olla hästi palju. Meil oli täna ka sellest muideks juttu, kuidas ma olin niisugune, minu käest küsiti midagi, ma ei vastanud mitte midagi, sest ma kartsin kõike, ma teadsin vastust, ega ma ei öelnud. Minu jaoks oli kool täiesti selline asi, et ma pigem oleks kodus. Ma läksin lõunaajal koolist ära, sellepärast ma ütlesin, mina lähen lõunase bussiga koju, ma tahan koju. Ma olin nõus selleks käima 3 kilomeetrit jala, et jõuda taas koju, et ma kodus tundsin ennast turvaliselt ja hästi. Ja suvi on alati see aeg, kui sa oled hästi palju kodus ja siis sa uuesti nagu peaksid kooli minema, et sa oled kodus tundnud ennast turvaliselt hästi. Suvi on lõõgastuse aeg, suvi on puhkamise aeg, suvi on nii mõnus, aga kui sa ütled, et jah, koolis on ka tore, ma näen seal jälle sõpru, mul on seal ju kõik need samad ägedad kaaslased ootamas, keda ma pole võib-olla terve suve näinud, ma olen seegelnud hoopis teiste sõpradega ja sa lähed kooli, ütled õpetajate tere, naeratus näol. Ja sa mine ütle, et näed, terve suve olen vaadanud Naeratuse miljonäri seda TikTok live ja siis tulge siia, tehke grupi ekskursioone. Muideks sa ei taha kooli minna, miks sa ei taha õpetajale minna ütlema, et Naeratuse miljonär elab Uuene-Talu Iklas, teeme ühe väikse bussitripi sinna, ma teen teile talututvustustuuri, teeme väikese lõkke, ma räägin teile lugusid ja ka paneme selle õpetaja särama läbi teie ja läbi minu, pluss me paneme kinni Via Iklasse on toitlustus, nii et ükskõik, kus Eestimaa otsast sa siia jõuad, öelge õpetajale, paneme bussitäie kokku, lähme sinna sära ja õnne ja rõõmu kuulama, Naeratuse miljonär teeb talututvustust läbi iseenda, istume ja vaatame ja teeme lõkke ääres midagi, umbes 3 tundi võib-olla oled me koha peal ja siis on üks toitlustuskord on Via Iklas, see on siinsamas. Nii et seda kõike annab organiseerida ja rääkige oma õpetajatele neid lugusid siis ja seeläbi sul tekibki soov minna Bingo Lotto Staar, aitäh, kohe täna õhtul olen Taavi Libe saates koos peremehega, koos oma mehega ja Uuene-Talu Ikla ja te näete sealt läbi selle TV jälle, ma olen teles, ma olen augustis lausa 2 korda teles, vau, juulis näitas mind ka AK-s minu meelest Voldina ja siis eks nad mingid saated hakkab ju aeg-ajalt ka kordama. Et mitte ainult Bingo Lotto Staar, ma olen oma elu staar. Aitäh sulle muidugi, Rutik. Tšau, Rutik. Et selles mõttes, et me oleme oma elu staarid, me ise loome oma maailma, me ise loome oma elu, me ise saame hästi palju sellele kaasa aidata. Küsige küsimusi ja
täitke neid soove. Ühesõnaga, see ei ole ainult koolidele, et te kooligruppidega siia tulete. Järgmine asi, et pane oma väike armas kamp kokku, tulge siia Uueni tallu, majutus, sauna ja samamoodi saame minna sööma, viia Iklasse või me teeme lõket, mis iganes. Nii, minust sa ikka kuulsam pole, ma olen ju Rutik ise, tead. Igaüks on oma elu staar ja minu meelest see lause kõlab väga imeliselt, on ju. Sina oled oma elu staar, mina oma elu staar ja see, et kui me teeme tegevusi, mis meile endale meeldib ja seeläbi saame innustada ka, mida sa ütleksid 15-aastasele endale. Mida sa ütleksid 15-aastasele endale? Kui mina, siis võtame nagu mina 15-aastasena, mida ma siis ütlesin või mida ma ütleksin praegu, kui ma oleks 15. Mul on, okei, ma isegi panen vist silmad kinni. 15-aastasena Maarja, mul on kogu elu veel ees, ma olen 15, 3 aastat, ma mäletan isegi, 3 aastat, siis ma saan 18, ma saan teha autojuhilube ja saada iseseisvaks, saan hakata avastama maailma, aga vaadake, mis juhtus, ma küll autojuhiload tegin ja siis ma sain noored emaks ja siis tegelikult minu elu kõik seiskus, sest emana sa ikkagi vaatad rohkem silma lapsele kui iseendale. Aga ma unistasin, ma tahtsin seigelda, ma tahtsin näha maailma, ma tahtsin saada pesast välja 15-aastasena, ma teadsin, et mul on 3 aastat veel, et siis ma saan 18, ma tahan pesast välja. Ma läksin 16-aastasena, 15-aastasena kaotasid äkki süütuse, mina ei kaotanud 15-aastasena süütust. 16-aastasena otsustasin ma minna siis ikkagi kodupesast välja, tundsin, et ma tahan ikkagi avastada seda maailma, avastasin oma maailma siis Pärnu Kutseõppekeskuses, läksin ühikasse elama ja seal ma siis hakkasingi ise oma maailma rajama. Aga siis ma räägin, ma sain noorelt emaks, ma ei olnud 15, kui ma emaks sain, ma sain 18-aastasena, vastu 19 sain emaks. Ikkagi 18 ma pean ikkagi, mina unistasin 18 saada, aga see, et ma emaks sain, see oli nagu vau, onju. Tänaseks mul on 20-aastane poeg, kes on super äge poeg, kes on minu justkui elutee selline mõnus vestluspartner ja kaaslane olnud. Tänaseks on ta jõudnud sõjaväkke, hetkel ta jagab oma sõjaväekogemusi ja ma olen täna nii tänulik sellele, et ma 18 olin ja sain omale armsa poja, keda ma olen siis kasvatanud ja temast on sirgunud see, kes on praegu kaitseväes, siis öeldakse. Nii, aga 15-aastasele, mida ma tegelikult soovitan 15-aastasele, kui ma ei võta seda iseendana, siis ikkagi ma soovitan seda, et ela tänases, ela hetkes, naudi seda kooli, millest sa elad, naudi neid inimesi, kellest sa oled ümbritsetud, vali omale meelepärane trenn, vot seda sa saad küll ise valida, meelepärane trenn või tegevus kooli kõrvalt, et kui kooli ja elukohta sa täna ise valida ei saa, aga sa saad valida omale vähemalt meelepärased tegevused. Ma olen hästi palju noori kuulnud, et ma laulan, ma tantsin, ma joonistan, minu kirg on joonistamine ja siis ta räägib sellest nii mõnusa tundega, ma niimoodi, et räägi veel. Inimeste lood on nii vägevad, et ka 15-aastane leiab iseenda seest ikkagi seda, mida ta päriselt kires soovib teha. Näiteks mu õelaps Sireli, tema meeldib ratsutada ja ta on aastaid ratsutanud, ta on täiega selle sees, ta räägib sellest ja ta jumaldab seda ja ta käib ratsutamas, talle nii väga meeldib. Kui mina sain emaks, siis minu teemad olid kogu aeg emana, aga nüüd 15-aastasena tulles, siis mina tihti tahtsin ikkagi seda, mida ma täna ei ole, vaid ma tahtsin alati seda, ma ei tahtnud seda, mis mul täna on, ma tahtsin alati seda, mida ei ole. Ja kui sa kogu aeg mõtled seda, mida sul ei ole, siis tegelikult, kui sa tood ennast tagasi, siis hakkame täna, ma tean, ma naudin seda, mis mul on täna. Ma naudin seda, mis mul on täna olemas ja ma ütlen tänulikkus. 15-aastane suudab ka öelda, ma olen tänulik selle eest, et mul on super kodu, ma olen tänulik selle eest, et mul on super kool. Ma olen tänulik selle eest, ma saan minna kooli, ma olen täna tänulik selle eest, et mul on nii vägev klass. Ma olen täna tänulik selle eest, et mul on nii ägedad sõbrannad, ma olen tänulik selle eest, et mul on nii super äge trenn, milles mul meeldib kogu keha liikuvuses hoida. Et minu meelest valige see aasta endale kõik ägedam trenn, on ja see trenn, kus sa tahad päriselt minna, kui sa ei taha selles trennis olla, siis otsusta ja julge sellest vanematele rääkida, on ja tegevusi, mis sulle meeldib ja tee neid veel ja veel ja veel, tegevusi neid, millest sa tunned, et sa tahad seda teha ja kui sulle meeldib, palun tee seda veel. Minu suvi on olnud väga võimas, see aasta on läinud õnneks Uueni talukoht käima ja ega sellega ma ei pidurdu, vaid neid mõnusaid talututvustustuure, metsamatkasid, iseenda
iseennast aidates, tänulikkuste rääkimisi, esinemisi, neid ma saan teha edasi. See, et inimesed lähevad kooli ja lähevad õppima midagi, see, et see koolivirvarr hakkab toimuma, siis mina näen ikkagi, et te tulete siia. Ma näen, et te tulete ikka IKLasse Uhenit allu. 2 autotäiega on täis maja. Tulete bussiga ja ööseks ei jää, siis me saame siin ikkagi aega veeta. Minna, näete, sinna metsamatkale, mina juhendan või võtame veel siia inimesi juurde, kes räägivad. Ma räägin lahkelt, mõnusasti talus, teen mingi tegevusnurgakesi või seiklusmänge etteteatamisega. Mina tean, mis siit kõik hakkab kooruma. Elu ettepoole kandvaid sõnu ja nii hakkab see kõik siin vägevalt minema. Igatahes head kooliaega teile, ma naudin, mul on tõesti, tulge vaatama, täna õhtul siis saadet vaatama ja Facebooki Maarja Holteri Uueni talu lehte jälgima. Puhkan natukene mingeid loosimänge hetkel ei tee, aga naerutusi miljonäri pastakaid saab ja siin selja taga mul on väga vahva letikene, kus siis on kõike igast teepakikesi ja asju ja aga ma näitangi võib-olla lõppu, mis mul siin on, onju. Nii, ma keeran korraks kaamera. Et siin on mul teepakikesi, külmkapimagnetid, pillirooskõrred, taurate napsu, pastakad endiselt ja purgimütse suuremas koguses. Miks ma neid näitan, sest see live, mis ma praegu teen, keeran tagasi. Nii, et see live, mis ma praegu teen, ma olen puhkamajas praegu. Et ma panen selle naerutuse miljonäri sinna YouTube'i, naerutuse miljonäri YouTube'i selle laivi ja siis need, kes praegu siis ei näinud, need siis saavad tulla ja sealt YouTube'is järgi vaadata, sest see, mis tuleb minu seest ja sinu puhkemaja ja palun vaata, täna on Taavi Libe saade, mina ja peremees oleme saates, minu mees räägib sellest lugusid ja mina siis sinna plingin seal, mina ka, siis te näete seda sama maja, kus ma praegu siin olen. Ma panen selle sama TikTok live'i, laen alla YouTube'i ja see on 2 aastat uus see puhkamaja, kui mina tulin, avati mulle uks, punane vaip, punane uks, punane võti, pane see käima, 9-kohaline majutus ja vaadake täna saadet, kell 8 hakkab ja seal te näete sellest samast puhkemajast on lugu. Me lähme ka peldikute juurde, kui palju ta sinna võttel sisse jättis, ma ei tea, see, mis me need värsked peldikud, mida me koos mehega oleme ehitanud ja siis me lähme ka külastuskeskus kohvikusse, seal me räägime, kell 8 on, seal me räägime siis, et mis siin kõik tuleb ja juba oleme neid külastuskeskus kohvikus ruume kasutanud nii siis selle trummirännakus kui ka meditatsioonis, et igal juhul see ruum on juba täna suvel saab täiesti kasutada. Nii vägev ja vaatame, mis võtted olid ju pikemad, aga mis ta siia saatesse jätab, meil on ainult 15 minutit eetri aega, igatahes saab põnev ja see, kus ma praegu olen, siis seda näete juba teles, onju. Aga tšau, ma lähen selle alla, varsti on see YouTube'is ja siis kõik saated ma ka panen YouTube'i. Aitäh teile kõigile. Aga näeme juba teles või siin Uueni talu IKLas, onju.